Mitu päeva järjest suudan mina elada toidupoes? See küsimus on mind piinanud juba viimased 12 kuud, kui ma viimati proovisin elada Prismas järjest 100 tundi. Kõik on siin kaetud. Kuid juba 50. tunnil mind visati välja. Seekord ma ei kavatse istuda kuskil parklas enda auto sees ja proovida selle ellu jääda, vaid ma olen reaalselt toidupoes ja ma proovin hakkama saada siin mitu päeva. Aga praegu on kell 10 hommikul ja me ei ole veel midagi söönud, nii et lähme otsime midagi süüa. Ja siis paneme paika plaani, kus kohas me ööbime, sest et siin poes on väga palju töötajaid, kes käivad ringi ja iga hetk ma võin jääda vahele. Hommikusöögiks ma mõtlesin teha endale müslit või siis mingisugused krõbinaid, nii et lähme otsime mingisugused taaskasutatavat taldriku, lusika, piima ja müslit. Siuke kaus 3,59, miks mitte? Äkki mingi saiake ka. Pirukas 79 senti. Piim. Müsli. Sööme oma hommikusöögi nüüd ära. Esimene asi, mis mind kohe huvitab, on see saiake, mis me ostsime. Päris hea, 80. Ma võtsin siis chocolate strawberry valge šokolaadi maasika müsli. Inimesed ümberringi vaatab mind, nagu ma oleksin hull. Aga võib-olla ma olengi natukene hull. Ma tegelikult ausutades väga hommikusöögi inimene ei ole. Aga kui ma olen reisil, siis mulle väga meeldivad hommikusöögid ja mul on praegu siuke tunne, nagu ma oleksin reisil, nii et head isu. Aga ma ostsin ühe asja veel, isa naljade raamatu ja esimene isa nali on, miks ei saa süüdi mõistetud kurjategijad kellasepaks hakata? Nad ei saa aega tagasi keerata. See oli päris hea. Aga sul on arvatavasti küsimus, et kuidas ma siin kavatsen üldse oma ööd üle elada. See on väga hea küsimus, sest et ma ei tea. Eks ma pean natukene ringi käima, jalutama, vaatama, mis võimalused siin on. Ja ennem loeme veel ühe isa nalja. Ära jäta triikrauda sisse. Pane see endale kõrva taha. Nii, nüüd meil on vaja leida mingisugune peidukoht tänaseks õhtuks. Nii et lähme käima natuke ringi ja vaatame, kuhu meil oleks võimalik jääda. Ma arvan, et loogiline oleks mul leida mingisugune peidupaik, mis on võimalikult eemal. Nii et lähme toiduosakonnast kaugemale. Minu algne idee oli kuidagi peita ennast siia riiulite taha. Aga nüüd ma vaatan, et need on liiga väikesed. Ma kujutsen ette, et nad on natuke sügavamad ja siis ma saan ennast peita siia vetsupaberite taha. Või siia äkki või? No siia ma ei tea ka, kui hästi ma mahun. Ja siis katta see osa ära kuidagi olla peidus. Ja ma arvan, et see ei ole ka kõige parem koht. Muidugi ideaalne oleks, kui ma saaks siia taharuumidesse. Aga ma arvan, see on liiga riskantne, et proovida kuhugi töötaja alasse saada, kuhu mina ei tohiks minna mitte mingil juhul. Võib-olla siia riiete vahele. No see on liiga hõre. Muidu siin keskel olla. Äkki ma panen siia riideid juurde. Kas need kapid on tühjad või? Riiulite vahele me ei saa minna, need on liiga väikesed. Kapid on täis. Seal all on ka mingisugused kohad. Aga jällegi siit külje pealt on sisse näha. Mul olid mingid ideed ja plaanid, aga nüüd kui ma olen siin koha peal, siis need ei toimi. Ma ei saa kuhugi riiulitesse minna. Ma arvan, et ma ei saa ka sinna puuviljade vahele minna kuhugi. Ma arvan, pean proovima minema taharuumidesse. See on mu ainukene variant hetkel. Okei. Kuidas äkki siin? Saan sinna ennast peita. Oh my god. Jaa.
Muidugi oli selles projektis teadlik Maxima poe juhataja ning ka turvatöötaja ehk ükski teine teenindaja sellest videost mitte midagi ei teadnud. Ning meil oli lepitud kokku, et kui keegi töötajatest annab turvamehele minust teada, olen ma selle challenge'i failinud ning pean ära sööma maailma kõige vürtsikama chilli. Ma arvan, ma olen leidnud endale koha, kuhu ma lähen täna ööseks. Ma ei ole veel kindel, aga see tundub hetkel kõige parem. Davai. See on trepi alla. Siin käivad mingid töötajad. Siit uksest me just tulime. Ja mulle tundub, et see ei ole väga siuke koht, kus inimesed käivad. No, siit trepi pealt teha. Ma ei usu, et keegi tuleb siia trepi alla vaatama. Okei. Mis see oli? Okay. Ma lähen ostan endale nüüd telgi ja madratsi. Ja me paneme telgi siia alla püsti. Lihtsalt tee nagu, et sa tohid siin olla. Mitte kedagi hetkel ei ole. Kas Maximas üldse on telke? Nii. Madrats olemas ja telk olemas. Madratsipump. Selles mõttes vähemalt Maxima teenib minu pealt mingisugust raha. Ostan endale kodu ja siis lähen veel nende trepi alla kuhugi ööseks ka. Ja me peame nüüd minema tagasi. See on kõige raskem osa kõikide nende asjadega taha ruumi. Üks läheb praegu sinna sisse. Kedagi ei ole. Lihtsalt mine. Lihtsalt kõnni, ära pane tähele kedagi. See oli väga pingeline praegu. Oh my god. Ma olin nii lähedal, et vahele jääda. Okei, telk on siin. Madrats ka. Ma ütlen ausalt, ma ei ole väga proff telgi kokku panija. Mis hääl see oli? See on keskosa. Okei, see on algus. Okei. Mu telk sai valmis. Ja see on ideaalne. Nii, las ma tutvustan teile enda magamiskohta. Siin on natukene asjad lappavad, aga pole hullu. Siia tuleb madrats ka. Ma nüüd pumpan madratsi täis ja seal käivad inimesed kogu aeg. Aga mul on siin isegi mingi istumiskoht. Täis pumbatud. See on päris mõnus. Mul on kõht päris tühi ja ma olen janune, nii et me ostame midagi ja tuleme siia hiljem tagasi. Kui sa oled jõudnud siin videos juba nii kaugele, siis pane mulle ka subscribe, sest kui me saame aasta lõpuks 35 000 subscriberit,
siis ma lendan Jaapanisse ning proovin ühest Jaapani otsast teise reisida ilma rahata. See tuleb minu elu kõige suurem ja ägedam projekt ning iga päev seal koha peal laen ma YouTube'i uue video ehk sa saad reaalajas kaasa elada minu Jaapani seiklusele. Nii et pane like ja subscribe ning jätkame videoga. Vabandust, räägite eesti keeles? Ma otsin endale lõunasöögi inspiratsiooni ja ma olen mõelnud, et ma lähen võõra inimese juurde ja küsin, mis tema lemmik lõunasöök on. Mis on teie lemmik lõunasöök? Väga raske küsimus. Ja ma teen seda toitu siin samas Maximas koha peal. Ma ei tea. Vabandust, räägite eesti keeles? Ikka. Väga hea, mul on üks küsimus. Mis teie lemmik lõunasöök on? Tatar. Tatar. Midagi, mida ma saan siin koha... Long story short, ma elan Maximas nii mitu päeva, kui ma suudan elada ja ma pean siin nüüd endale lõunasöögi tegema. Tatar ja hakkliha. Eks ma hakkan siis hakkliha otsima. Aitäh teile. Head päeva. Kurat küll. Tatar ja hakkliha. Äkki mingi võileib? Ei. Aga proovi tatart teha siin Maximas. Ma mõtlen, söögiks võtta äkki mingisugune salat. Takosalat kanaga. Ma ei ole küll mitte kunagi näinud sukest asja nagu takosalat. Nii, me oleme tagasi nüüd enda baasis. Ma ostsin söögiks takosalatit kanaga ja ühe Coca-Cola. See on Maxima meistrite köök. Meistrid tegid selle valmis. Siin sees on nachod, mis annab krõbedust. Ja see on mingi nachokaste. Siin on avokaadoga. Maitseb nagu taco. Mõtlesin, et kui ma juba siin olen, ma aitan natukene töötajatel näiteks riiuleid korrastada. Teeme need ilusamaks. See käib siis siia. See on kuhugi eksima läinud. Siit. Kuna ma avastasin poole õhtu pealt, et mul ei ole kaasas ei ühtegi lina, tekki ega patja, palusin ma Reginal tuua mulle just need samad asjad. Ning vastutasuks mõtlesin ma teda üllatada ühe õhtusöögiga. Minu teki ja padjakuller jõudis. Jaa, indeed. Aitäh sulle. Palun. Ma nüüd siis... Head magamist. Kui sa veel aru ei saanud, siis ma täna ööbin siin Maximas. Edu. Mul on hea meel, et ma ei ole sina. Okei. Kas sa oled söönud midagi? Ei ole. Kas sa tahad süüa midagi? No, tahaks sõtub mida. Mul on plaanis väike õhtusöök siin teha. Söökommi sööda? Ei, ma mõtlesin ise sushit teha. Siia? Jah. Sushit? Jah. Oled sa varem sushit teinud? Mitte kunagi oma elus. Aga ennem kui me läheme õhtusöögi juurde, otsustasime koos Reginaga teha ühele külastajale terve ostukorvi välja. Vabandust, kas sa räägid eesti keeles? Räägin. Kas me võime Maxima poolt sulle ostukorvi välja teha? Ostukorvi või? Jah. Mis sa tahad? Emsile lähed ostab praegu ostukorvi asju või? Ta andis sulle raha kaasa ka või? Sa saad selle raha endale taskusse panna ja ma teen sulle välja, jah? Nii et sa tulid siia raha teenima praegu? God damn, sul on takud paigas. Okei, millest me alustame? Toidukoor, piim. Viska aga korvi. Toidukoor. Mis toiduks täna läheb siis? Kartulivorm. Kartulivorm on nice. Hakkliha vaja. Hakkliha on sul paremal. Kas sa käid tihti Maximas või? Jah. Elan lähedalt siin kohe. Nice, ma olen ka siin samas. Nii, milline hakkliha läheb veise, sea, segu, pere? Delikatess muidugi. Kuupäeva ei vaatagi, lihtsalt lähed ja sa elad ohtlikult oma elu. Jätsi ja saia ka veel. Jäätist. Mis lemmikjäätis on? Šokolaadi või vanilje. Ainuõige valik, ma ütlen ausalt, kui sa oleks midagi muud võtnud, siis me võib-olla oleks selle video siin praegu kinni pannud ikkagi. Ja nüüd oli jäätis või? Ei, see sai jah. Muidugi sai. Äkki emale mingi väike üllatus ka. Äkki see sama geisha see või? Päris hea hinnaga ka praegu. Ja sulle? Mis sul lemmik šokolaad on? Milka maitseb endale. Viska aga korvi. Nii, võtame saia. Mis sa arvad, mitu päeva ma suudan siin Maximas elada? Ma arvan, paku 3 päeva. 3 päeva või? 3 päeva. No ma tahaks loota. Mis sai läheb?
ja kutt ei vaata kuupäevasi, ta lihtsalt võtab ja läheb. See läheb ruttu jah, davai. Rohkem ei ole midagi vaja, juua äkki. Nüüd võtab nii koka veel. Võtame mingi suure koka või midagi sukest. Siit samast kohe. 1-2. Ise tead. No nii. Olen üks Maxima kehvemaid kassapidajaid, nii et mul läheb siin aega. Ütled emmale ka, et said tasuta ostukorvi või lihtsalt paned raha taskusse ja ühtegi sõna ei ütle? Ma arvan ikka ütled. Ütled jah? Aga ütled, raha kadus ka tee peal ära, et ta tagasi seda küll ei saa. Nii. Ostukorv olemas, oled õnnelik. Jah, väga. Ma loen sulle ühe isa naljaga. Ütle mulle, ma harjutan nagu stand-upi. Pidu kestis varaste hommikutundideni. Siis läksid vargad magama. Nii, lähme siis otsime nüüd endale sushi materjali. Kas sa oled ise varem sushit teinud või? Ja ma olen teinud 2 korda ise sushit, üks kui ma olin väga noor, mulle siis üldse ei maitsenud kala, seega ma oksendasin peaaegu sushi peale ja siis nüüd ma sain mai sushist teha ise sushit. Väga hea sushi tuli kusjuures. Mis sa arvad pilafi sushist? Ei, äkki ikka leiab riisi kusagilt. Siin on riis kanaga. No see on juba parem, ma arvan, kui pilaf, kuigi see on suht sarnane vist või ma ei tea. Vist ei jõua seda sushi värki ikkagi kuidagi ära teha ja. Riisi ei ole, lihtsalt riisi ei ole. Kui me ei tee sushit, siis mina tahaksin seda, see on Chef Londoni Caesari kauss pastaga. Mina mõtlesin võtta, ma arvan, kartulivorstisalat. Ma arvan, võtan selle ja võtaks singirulliga. Singirullid on mu lemmikud, mulle nii maitsevad singirullid. Oi, neid on nii palju. Seal, kus me ööbime, ma nägin, et seal on nagu lahti käiv laud. Nii et ma mõtlesin, ma võtan seal lahti käiva laua. Näed, meil on siin siuke lahti käiv laud. Lähen too meile toolid ka. See on ikka korralik laud. See koliseb päris palju. Okei, oota. Meil on siis aastast 1899 San Pellegrino, tuleb otse Itaaliast. Saan ma teile pakkuda ühe eelroo äkki. Meil on siis Maxima meistrite poolt küüslaugu singirulli käsitsi valmis. Pearoaks on siis meie peakokk välja valinud Caesari kauss pasta ja broileri kanafileega. See on siis klassikaline maitse, mida täiendab Caesari kaste ja peterselliga maitsestatud pasta. Mina ise siis söön kartulivorstisalatit. Isa naljade terviseks. Isa naljade terviseks. Vabandust, singirulli? Ei, aitäh. Ei ole vaja, ei soovi. Ma terve päev tööksin söögi või ei taha. Muidugi. Kas ma võin teile ühe isa nalja ette lugeda? Davai. Murdsin eile kukkudes vasaku puusaluu. Teisest küljest on kõik hästi. Okei. On hea materjal, jah? Võiks töötada, jah? Kena õhtut. Davai, teile ka. Lähme otsime endale nüüd hambaharja ja hambapasta. Lähme peseme hambad ära, ma ostan mingi natukene õhtusnäkki ka ja siis lähme magama. Nii, siin on üks vets tegelikult. Ma mõtlesin seal vetsus enda hambaid pesta. Vetsud on lukus. God damn. Miks need vetsud lukus on? Plaan B. Lähme töötaja vetsu. Tagaruumist. Vets. Ma arvan, ma lähen siia. Igaks juhuks, kui keegi peaks sisse tulema. Siis me oleme peidus.
Kell on 12 õhtul juba. Meil on pikk päev olnud selja taga. Lähme magama ära. Kuna ma filmisin seda videot Tallinnas Haabersti 24/7 avatud Maximas, siis otsustasin ma öösel kell 12:30 minna snäkijahile. Reaalselt mu lemmikud snäkid. Kolnase sildiga 1,99. Need on reaalselt top tier snäkk. See aitab stressi maanduda. Jätkame hommikul varakult, sest et meil on veel siin palju minna, aga praegu hea töötus. Kell sai just 1 öösel, mis tähendab seda, et ma olen 15 tundi Maximas. That's crazy. Kui sa ei ole juba like and subscribe pannud, siis palun pane. Okei. Ma proovin und saada. Ja mingi vali muusika hakkas pihta. Ma ei ole väga magada saanud. Ütleme niimoodi, et lihtsalt natuke und ärkad üles, natuke und ärkad üles. Proovin natuke veel und saada. Kell on 11 hommikul. Rahvast on igal pool. Ma olen siin umbes 25 tundi olnud. Ma ütlen ausalt, ma ei tea, kas ma suudan väga palju veel rohkem siin olla. Ma lihtsalt tunnen nagu ma väga igatsen midagi. Ma võin igatseda lihtsalt inimsuhtlust või sõpradega koos olemist või kodu. Ma olen päris kindel, et ma tegelikult igatsen hoopis Reginaga koos aja veetmist. Ma olen siin olnud 25 tundi. Mu kõige lemmikum moment oli koos temaga. Ma arvan, ma pean enda asjad kokku pakkima ja selle challenge ära lõpetama. Ma ei ole kuidagi kurb, kui ma seda ütlen, et ma pean lõpetama challenge'i varakult. Sest et alles 25 tundi. Aga kes teine inimene elab 25 tundi kuskil toidupoes. Nii et isegi see veedetud aeg on juba väga pikk tegelikult. Ma arvan, ma lähen ja ma tean täpselt, kuhu ma lähen. Nii. Need täitsa ilusad. Ja ongi aeg jätta hüvasti meie koduga. Ma panen selle nüüd kiirelt kokku ja lähme Regina juurde. Kuule, sa emotsid mind. Päriselt või? Jaa, oh my god. Mis juhtus siis? Miks sa nii kuri oled? Ma ei ole kuri, ma olen lihtsalt üllatunud, et sa siin oled. Teen sulle lilli. Mille puhul? Ma tulin varakult ära, sest et ma saan aru, et üksinda ei ole nii äge kui sinuga oli. Päriselt või? Jaa. Okei. Väga tore. Aitäh lilledest. Mul on sul üks nali ka. Aga mul on isa nali või? Mida ütles üks sein teisele? Saame nurgas kokku. Nii hea nali. Nii hea nali. Nii hea sa oled ikka.
ma mõtlesin, ma nüüd täna siis veedan sinuga hoopis aega. mitte Maximas. Ei. Okei. Siin. Kus su asjad on? Mis asjad? Sul on asju või? Mis asjad? Ma ei tea. No. Okei. Jah. Tahad ka neile tšau öelda või? Okei. Tšau! Tšau!